et Vabariigi president ei kuuluta välja mootorsõidukimaksu ja põhjus on siis selles, et seadus kohtleb ebavõrdselt puudega inimesi. Riigikogul on nüüd kaks võimalust, kas seadus muudetakse ja vastuolu parandatakse ära ja see seadus jõustub näiteks 1. veebruarist järgmisel aastal või siis seda seadust ei muudeta ja see läheb Riigikohtusse, kus see vaidlus kestab ilmselt kuid. Mida teie Reformierakonna fraktsioonile soovitate, millist teed minna tuleks? No esiteks, eks Riigikogu seda arutab, aga ma tahaksin kõigepealt korrigeerida ära selle, et maksukorralduse seadus ütleb maksuseaduse, samuti selle muudatuse vastuvõtmise ja jõustumise vahele peab üldjuhul jääma vähemalt 6 kuud. Et seda seadust on arutatud aasta aega rohkem veel, ehk siis selle seaduse sätte mõte on eelkõige see, et inimesed, ettevõtted saaksid planeerida oma tegevust. Ja seda siis, see ei tähenda seda, et see peaks hiljem jõustuma. Loomulikult, eks Riigikogu vaatab sinna sisse, ma vaatasin juba meie need arutelud, mis selle üle käivad, maksupoliitikaga ei tehta sotsiaalpoliitikat ja puuetega inimeste kojaga on olnud ju väga tihedad läbirääkimised, just puuetega inimeste koja siis põhjendused või ütlused olid sellega seoses, et puuetega inimesed kõik vajavad abi, mitte ainult need, kellel on autod ja need, kellel juba on autod, on tegelikult paremas seisukorras kui need, kellel ei ole ja seetõttu me leppisime kokku, et puuetega inimeste toetused, just sügava puudega inimeste toetused tõusevad. Ja see erand on ikkagi ainult autost lähtuv, et see seadus ei ole ju inimestest lähtuv, vaid nii-öelda autodest. Et objektiks on autod, kui me mõtleme kas või on vabastatud ka näiteks, ma ei tea, politsei või kaitseväe autod, et see võiks ju ka teistpidi olla diskrimineeriv, aga las Riigikogu... See on otstarbe küsimus ju, politseil ja päästel. Just, ja täpselt samamoodi on president ütleb, et selles ongi probleem. Ei, selles mõttes see auto, mis on ümber ehitatud, et auto, millel on puudega inimese kaart, ei tähenda seda, et see inimene vajaks eraldi toetust. Toetust vajavad puudega inimesed üldiselt, sest et neil on keerulisem, aga need, kellel on autod, neid on siiski pigem vähe ja see, kui sul on ümber ehitatud auto, et seda kõik Riigikogu vaagis selle aastase menetluse ajal ja sai ka tegelikult erinevad organisatsioonid nagu kaasa lüüa. Aga las Riigikogu otsustab, et soov, arvestades just seda eelmist arutelu, eks ole, on see, et see seadus jõustuks 1. jaanuarist, see on ikkagi tulude pool, mis on vajalik, nii et seetõttu kuna üldjuhul on see, et peaks olema 6 kuud vahet, siis ma usun, et Riigikogu saab selle uuesti menetletud, kaalutud neid asju, mida president välja toob ja siis uuesti vastu võetud. President ütleb, et pole arusaadav, miks pole maksuvabastuse puhul määra mitte vajadus sõidukit kasutada, vaid see, kas sõidukit peab ümber ehitama või kohandama. Kui mõelda tavaelu peale, siis tõesti, et näiteks kui ütleme, ühel perekonnaliikmel on tõsine puue ja tal on seda autot eluliselt vaja, aga ta ei ole selle auto juht, siis ei pea seda autot ju ümber ehitama. No jaa, aga kuhu see jutt siis kõik viib, et tegelikult minu meelest, kui lugeda seda otsust, siis on see, et erandid on kurjast. Et tegelikult nii kui erand teha, siis kellegile ta teeb jällegi liiga. Ja samamoodi võiks öelda, et meil on ka tuntud inimesi, kes on suhteliselt hästi toime tulevad, kellel on siis autol see puudega inimese märk, aga see ei tähenda seda, et nad vajavad riigipoolset tuge siis selle auto ülalpidamiseks, et ega puudega inimene automaatselt ei tähenda seda, et ta on puudust kannatav inimene, aga riigi sotsiaalpoliitika eesmärk peaks olema ikkagi aidata neid, kellel on abi vaja ja abi vaja siis vajavad kõige rohkem ikkagi sügava puudega inimesed ja selle jaoks täna just kooskõlastusringile ka Sotsiaalministeeriumist see eelnõu läks.